Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Tervist, Pereraadio kuulajad! Stuudios on Einar Laigna. Räägime täna kodanikuks olemisest. Teema riigist, põhiseadusest, kodanikkonnast ja kodanikuks olemisest on väga professionaalne teema. See peaks olema tegelikult väga pikka aega kestva või pidevalt kestva raadioloengute teema, sest õpetust selles valdkonnas vajame me kõik. Olla riigi kodanik tundub ühelt poolt nii lihtne ja selge omada kodakondsust, kuid see niisama ühemõtteliselt lihtne ei olegi. Ja natukene vaatleksime ühe raadiosaate raamides ja piirides mõningaid selle niivõrd olulise seisundiga seostuvaid tõsiasju. Kõigepealt on ju rahvas ja rahval on territoorium, maa, millel ta elab. See maa on selle rahva kõige suurem varandus, kapital. See maa kuulub sellele rahvale, kes ajalooliselt oma ajaloolisel territooriumil elab. Kui rahvas jõuab oma kujunemises ja konsolideerumises riiklikule tasandile, siis selle läbi realiseerib rahvas oma ülima püüde, oma ülima tahte rahvana, kindla etnosena, kellel on oma psüühika, keel, kultuur, kokkukuuluvustunne, territoriaalselt, psüühiliselt, kõigiti, veresuguluselt. Et esimene mure on ju alati läbi ajaloo kõigil ellujäämine ja säilimine. Riik on inimliku ühiselu kõrgeim vorm ja riigi elu on võimalik siis, kui riigi elu on korraldatud kindla korra järele. Seda kindlat korda me nimetame seadusteks ja riigi aluseks ongi tema põhiseadus. See on kõik elementaarne, seda me kõik teame. Meie igapäevases elus on viga mitte selles, et meil oleks puudus teadmistest. Pigem on meil puudus nende teadmiste realiseerimises. Ja seetõttu ei ole kunagi üleliigne ka asjatundjatel enestel korrata kas või iseenda jaoks üle vanu tuntud tõdesid. Nad on sarnased nagu igapäevase hügieeniga. Me keegi ei ütle, et eile ma ennast alles pesin, milleks täna jälle, vaid et on korduvad tegevused meie elus. Ja samuti üks pidev korduv tegevus riigi kodanikul peaks olema ja kindlasti paljudel ka on. See on seadustega tutvumine, et olla oma riigi kodanik. Mida siis tähendab olla kodanik? Eesti Vabariigi põhiseadus, mis kehtib ametlikult. Teises peatükis on pealkiri põhiõigused, vabadused ja kohustused. Paneme tähele, et põhiõigused, vabadused ja kohustused on öeldud ühe hingetõmbega, nad moodustavad terviku. Nad on üks lahutamatu tervik, milles õigused, vabadused ja kohustused moodustavad täiesti orgaanilise seotud terviku. Meile kindlasti meeldib alati, kui räägitakse meie õigustest, meie vabadustest. Ilma endale aru andmata, mida need sõnad õigesti tähendavad, aga me tunneme, et need on meile väga vajalikud, me seisame selle eest. Viimane sõna ja kohustused. Selle sõnaga on juba meil elus teisiti ja ometi meil peab olema selge, et kõik meie õigused ja vabadused
mis me iseendale tahame säilitada ja hoida, nad püsivad meie käes ainult tänu sellele, et me täidame oma kohust. See on elementaarne, aga nagu ikka elus, me ütlesime, elementaarsed asjad kipuvad igapäevases elus ununema. Meie põhiseadus peab siis tagama kõigepealt meie rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade, kuid see toimub õiguses ja õigluses, mis tähendab, et kõik inimesed või kõik rahvusgrupid Eesti Vabariigi territooriumil, nad võivad kõik nautida väga paljusid ja samu õigusi ja vabadusi, mis iga teine inimene. Kuid ilmselt ei ole kõigil kõiki kohustusi. Seetõttu ei ole sõna kodanik nii väga lihtsalt määratletav, kui ta ühelt poolt on kodakondsuse tunnus, et inimene sünnib kuskil, ta on sünnipäraselt sellel maal sündinud ja automaatselt omab kodakondsust, siis kodakondsuse omamine ei garanteeri ega taga veel seda, et inimene on kodanikuna küps, kodanik olema ja riigi kodanikuna riigis käituma ja ennast ülal pidama. Nii et see küsimus on kindlasti ka juriidiliselt väga põhjalik, piisavalt keeruline, nüansside rohke ja nagu oli öeldud, vajaks see väga rahulikku, nii poolteaduslikku juriidilise loenguna, mitmetes loengutes väga rahulikku üksikasjalist seletamist, siis me katsume nii ratsa-hobuse seljas mõningad teemad siin täna üle vaadata. Kõigepealt kodaniku kasvatusest räägib põhiseaduse paragrahv 37. See paragrahv rõhutab, et hariduse andmine on riigi järelevalve all. See peab tähendama otseselt seda, et riik on huvitatud, et tema kodanikud ja kõik temas elavad inimesed saaksid niisuguse koolituse, milles inimene hakkab aru saama, mida tähendab riik ja riigi kodanikuks olemine. Kodanikuõpetus on see vältimatu distsipliin, mis juba maast madalast peab kasvatama lapsest vastutustundlikku kodanikku, kes ainult ei mõtle oma vabadustele ja õigustele, vaid et ta saab ka aru, et vabadusi ja õigusi saab tagada ainult see, kui me ise täidame oma kohustusi. See on niivõrd lahutamatu tervik ja see on see tervik, mis peab iseloomustama kodaniku teadvust. Kodaniku teadvus algab siis kohustuste teadmisega ja kohustused ja õigused sulanduvad ka tihti niivõrd kokku, et võimatu on nende vahel vahet teha, nagu me oma tänase vaatluse lõpus ka tõdeme, rääkides Kaitseväe ajateenistusest. Edasi, paragrahv 41 räägib sellest, et meile on tagatud meie veendumused. Meie ei ela totalitaarses riigis, see tähendab seda, meie riigis ei ole ainukehtivat ideoloogiat ja meie riigis ei jälitata ega vaenata inimesi, kellel on erinevad maailmavaated, erinevad arusaamad elust. Need on meile kõigile lubatud ja jäetud. Niisiis veendumus kui selline, ka poliitiline veendumus, ei ole kunagi karistatav. Karistatav on ainult üleskutse, kas vägivallale või vihkamisele või taolise ilmingule, mis lõhub ühiskonnas stabiilsust, rahu ja inimeste vahelisi suhteid. Paragrahv 42 on eriti oluline kodanike riigis ja kodanikel teada. See tähendab seda, et nagu paragrahv ütleb, et riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi Eesti kodaniku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid tema veendumuste kohta. Teisisõnu on keelatud inimeste jälitamine. Paragrahv 43. Igalühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni
või muul üldkasutataval teel edastavate sõnumite saladusele. Erandid on ainult need, mis on kohtu loal ja puudutavad kuriteo tõkestamist, kriminaalmenetlust või muid seadusega sätestatud juhtudel ja korras. Seega näiteks on keelatud telefonikõnede pealt kuulamine ja seda tohib teha ainult vastavalt põhiseadusele kohtu loal ja kindlatel tingimustel. Paragrahv 45 räägib meie õigusest levitada oma arvamusi ja veendumusi. Ja see ei tohi ega saa kaasa tuua mingisuguseid ka varjatud meetmeid selle inimese suhtes. Ja paragrahv 54 räägib omaalgatuslikust vastupanust olukorrale, kui on hädaoht, et põhiseaduslik kord Eesti Vabariigis on ohustatud. Nendes paragrahvides väljendub kodaniku teadvus, kuid ta väljendub kaheliselt. Esimene on see, et me teame, et meil niisugused õigused on, kuid kodaniku julguse ja kodanikuks olemise juurde kuulub ka see, et kui meie igapäevases elus märkame, et keegi teine inimene või asutus ei austa põhiseaduses sätestatud korda, siis meil tuleb astuda kodanikuna vastavaid samme. Näiteks, kui meil tekib kahtlus või meie arvates põhiseadust keegi, kas üksikinimene või asutus või ametnik ei täida, meil on õigus pöörduda alati õiguskantsleri poole. Mina isiklikult olen seda teinud ja seda teed kasutanud. Ja alati õiguskantsleri institutsioon annab meile ammendava juriidilise pädeva vastuse meie küsimustele. Nii selles suhtes, kas on põhiseadust rikutud või mida tuleb teha sel juhul, jälle vastavalt lähtuvalt seadustest, sest ka selleks on kord ette nähtud, missuguseid samme astuda, kelle poole pöörduda, kui meil niisugused kahtlused on. Niiviisi toimib juriidiline seadusriik, niiviisi toimib demokraatlik süsteem. Kuid süsteem ei tööta iseenesest, see süsteem vältimatult nõuab kodanikku. Ainult kodanik, kellel on kodaniku teadvus, kes on suuteline ja julgeb riigi kodanikuna käituda, ainult tema on võimeline ka tagama põhiseadusliku korra funktsioneerimise, püsimise ja töötamise igapäevatingimustes. Me inimesed oleme kõik ekslikud. Meil on kõigil kalduvus siin elus nii oma õigust suuremaks pidada kui teiste oma. Meil ei ole vaja seda kaugelt otsida, see on meie üldinimlik viga, milles me kõik oleme teadlikud. Seetõttu on väga tähtis kõige selle juures mitte silmist lasta neid nõudlusi, mis eelkõige on iseenda kohta. Mida siis peab riigi kodanik tegema, kui ta on kodanik, kui tal on kodaniku teadvus, kui tal on kodaniku väärikus, siis see tähendab, ta peab käituma kodanikuna. Ma toon ühe näite koolipõlvest. Rahumäe koolis pärast teist maailmasõda oli klassijuhatajaks meil 6. klassis õpetaja Ernst Rungi. Ta oli esimese maailmasõja ja vabadussõja veteran. Ta oli koolmeister selles stiilis, nagu Kevade räägib kooliõpetaja Laurist, nii-öelda tõeline koolmeister, tõeline rahvavalgustaja, tõeline maasool, kes austas ja armastas nii oma isamaad kui oma õpilasi. Ja ükskord me vahetunni ajal, nagu poistel see kombeks on, möllata, maadelda, märatsesime koridoris, toolid ja poisid läbi segi, toolipõhjad tulid küljest ära, tolmupilv käis lakke, üks ütles, õps tuleb, tormasime klassi, võtsime valvel seisangut kõik, toolikuhi jäi põrandale, õpetaja tuli klassi ja küsib, kes märatsesid. Kõik on vait, keegi midagi ei ütle. Ta võttis huuri välja ja ütles, ma annan 1 minuti aega, et need, kes märatsesid, ütleksid, et nemad seda tegid. Me kõik mõtlesime nii, miks mina pean ütlema, miks sina ei ütle, sina märatsesid ka. Tüüpiline koolipoisilik mõtlemine, aga Jüri tegi ka.
ja nii me siis kõik seisame ja vaikime, põrnitseme üksteist alt kulmu ja keegi ei julge iseennast üles anda ja öelda, mina märatsesin. Minut sai täis, õpetaja pani uuri ära ja ütles imerahulikult. Kahju, aga ma näen, teil ei ole kodaniku julgust. Jääme tunniga edasi. Näis nagu oleks asi sellega möödas ja unustatud. Aga nagu öeldakse, võta näpust. Läksid nädalad mööda, kevad tuli kätte, lõpetasime klassi, tõime õpetajale lilli, aga süda oli meil rusutud ja sünge. Meid vaevas see, et õpetaja ütles kord, teil ei ole kodaniku julgust. Me ei saanud sellest tundest enam lahti, see piinas meid. Kool lõppes ära, läksime kodudesse ja samal päeval saime poistega ilusti kokku. Olime kõik õnnetute nägudega ja otsustasime üheskoos. Läheme Runksile külla, me hüüdsime teda Runks, kuna ta oli rungi. Lähme külla ja tunnistame üles ja palume vabandust. Äkki hakkas nii kerge südames. Läksime õpetajale koju. Võtsime rivisse ja kandsime ette, et meie olime need, kes toole lõhkusid. Et palume anda meile andeks. Õpetaja hakkas liigutusest nutma ja ütles, et see on tema elu kõige ilusam päev. Meie olime õnnelikud, et me saime vaevast lahti ja me saime veel ühest vaevast lahti. Meid piinas see, et meile oli öeldud, teil ei ole kodaniku julgust. No kuidas sa elad nüüd edasi ja sulle on niimoodi öeldud? Olgu see näide sellest, kuidas tark pedagoog oskas meid kasvatada ja et see kasvatus kandis ka head vilja. See on saatnud mind terve elu ja koolivendadega kohtudes mäletavad kõik seda. See on meile olnud niisugune küünarnuk käevars, millele me oleme toetunud, kui me lõpuks saime iseendale selgeks teha, et meil oli kodaniku julgust. Olemine ja olemasolemine. Kui tänapäeva Eesti elu vaadata, siis on selge, et väga avaralt kahjuks jääb meil puudu nii kodaniku kasvatusest, kodaniku teadlikkusest ja kindlasti kodaniku julgusest. Paraku on siin ka omad põhjused. Mis on siis kodanike riik? Väga vanadel aegadel oli selge see, et kõik ka demokraatlikus riigisüsteemis, kes elavad, ei ole kodanikud. Vana-Kreeka ühiskond, mis on meie euroopaliku demokraatia üks hällidest, seal oli selge vahe vaba kodaniku ja orja vahel. Vaba kodanik oli hääleõiguslik, ori mitte. Ori oli riigi alam. Sealjuures keegi ei pidanud orja kohtlema halvasti, kuid tal puudusid kodaniku õigused, tal puudus hääleõigus. Ja miks? Sellepärast, et kodanikku eristas orjast eelkõige tema teadvus, tema teadlikkus ja tema vastutustunne. Kes on lugenud Sinuhet, see mäletab seda lugu, missugune oli selle kaptahi, selle orja psüühika ja missugune oli vabamehe psüühika. Või kui madalatest kihtidest pärit mees saab vaaraoks, siis kommentaar on, vaarao oled küll, aga varbavahed on ikka sõnnikused. See tähendab, sa võid muuta oma positsiooni ühiskonnas, aga häda ühiskonnale, kui seal etteotsa pääseb inimene, kellel ei ole kodaniku teadvust, vaba inimese teadvust, vaba inimese vastutustunnet. Ja kodaniku julgus on siiski niivõrd oluline teema meie tänapäeva Eesti Vabariigi elus, et tooksime mõningaid näiteid siin minevikust. Rääkides vabast mehest, vaba mehe meelsusest ja arusaamisest vabadusest, kodaniku julgusest, siis tuleb paraku rääkida ka selle vastandist, see on orjameelsusest ja inimesest, kes võib küll väliselt vaba olla, aga kelle sisimuses jätkub
orja käitumine. Meie ajalugu oma minevikus, nagu paljude ja teiste rahvaste ajalood, kannavad nii häid mälestusi kui ka ajaloost kaasa võetud halbu asju. Sajandite jooksul määras Eesti elu niisugune vahekord nagu mõis ja maarahvas. Mõis oli kindlasti mitmesuguseid, väga erinevaid kogu oma suhtumisest. Siis allasurutud rahval või ütleme siis see, kes on oma isikuvabadusest suuresti ilma jäetud, ori nii või teisiti, kes ta on sõltuv isandast, temal oli üks võimalus mõisas karjääri teha ometigi olemas. Need olid igasugused mõisaametid, kubjas, kilter, aidamees, palju teisi ameteid ja see oli tolle aja karjääri tegemise võimalus. Karjääri tegemiseks kindlasti pidid olema inimesel kindlad omadused ja üks nõutud omadus oli kindlasti truudus mõisaärrale ja seda truudust ori pidi alati orjameelselt iga päev tõestama, kui truu tema ikkagi oma härrale on. Selle truuduse ja niisuguse teenimisvalmiduse kindlaks väliseks märgiks pidi olema see, et sa oma kaaslaste vasta muutusid väga halvaks. Ei ole hullemaid orjade ülevaatajaid kui just need, mida võetakse orjade hulgast. Vangilaagrite ja koonduslaagrite kogemus on see, et igasugusteks kasarmu ja ploki ja korruse ülemateks pannakse nimelt vangide enda hulgast ja need on kõige hullemad oma saatuse kaaslaste vasta. Sest nad peavad tõestama oma privileegide säilitamiseks, oma truualamlikkust, oma truudust ja seda saab teha ainult ühel viisil. See on siis äärmiselt halvasti käitudes omasugustega, kes antud situatsioonis on antud suuresti sinu meelevalla alla. Selle tõttu ei ole hullemat isandat kui see isand, kes on orjast ülendatud isandaks. See on kõige hirmsam variant, mis võib olla. See ajalooline pärand paraku ei ole meie ühiskonnast veel kuskile kadunud. Mentaalsusajaloo uurijad teavad väga hästi, et mingid välised vormid võivad kaduda väga kiiresti ajaloost ja ootamatult. Võib mööduda 100, võib mööduda 2 ja inimese teadvuses oleksid need asjad nagu kuuluksid kuskile kaugele minevikku ja neid nagu enam ei oleks. Tegelikult kannab inimene seda mentaalsustüüpi endas, arutu pika aja, mis antakse edasi kasvatuses emotsioonide ja keele kaudu, suhtumiste kaudu. Ja seetõttu on üldiselt täheldatud, et kui orjuse ametlik lõpetamine on üks kuupäev, siis orjus ei kao veel kuskile, orjus püsib maailmas nii kaua, kuni on orjapsüühikaga inimesi. Ja ka tänapäeval võime me näha orjapsüühikaga inimesi piisavalt palju enda ümber, kes oskab seda näha, analüüsida, läbi näha ja mõista, milles see seisneb. Nõukogude olukorras, kui oli Eesti NSV, siis võis täheldada selgelt selle inimtüübi domineerimist Eesti ühiskonna avalikus elus, kes eksimatult mõisa ajal oleksid olnud kupjad, kiltrid, aidamehed ja kõikides nendes mõisa ametites. See oli täpselt see inimtüüp, keda iseloomustas truu alamlik, niisugune kummardamine ja meeldida püüdmine võimudele ja selle nii tõestuseks pidid sa olema siis muidugi omade vasta eriliselt vastik, eriliselt ilge. Ja seda oli Nõukogude Eestis näha ka sellest, et vene rahvusest ametnikuga oli alati palju lihtsam asja ajada, palju kergem ja inimlikum asja ajada, kui Eesti rahvusest riigiametnikuga. Nii et näiteks, kui minul oli sel ajal valida mitme ametniku vahel, siis ma kõigepealt uurisin, kas on venelasi, kelle juurde saaks minna. Et siis on kõik palju lihtsam, palju inimlikum ja palju niimoodi, ütleme, võimaluste rohkem. Sest see Vene avaring leidis ka Nõukogude seadusandluses ikka võimaluse lahendada küsimused po-tšalavetšeski, nagu siis ilusti ka öeldi. Nii et orjameelsus ei kao niisama lihtsalt mitte kuskile,
see kandub edasi inimpsüühikas, keeles ja väljendites. Ma toon ühe näite. Eelmisel varasügisel professor Raukasega külastasime Türisalu panka. Türisalu pank on imeilus looduslik koht, kus õhtuti kogunevad rahumeelsed kenad inimesed, noorpaarid, perekonnad nautima võrratult ilusat looduspilti päikese loojumist merre. Paraku sageli ilmub sinna ka mingid autotäied purjus noorukeid, kes käituvad väljakutsuvalt, rikuvad rahu, ropendavad, lärmitsevad, panevad kõvasti mängima tümaka raadios ja käituvad ääretult väljakutsuvalt ja inetult, kasutades seda panga äärt seal WC-ne või mis tahes. Ja kui meie olime seal professoriga, siis tuli ka sinna üks autotäis lärmitsevaid noori purjus ja rikkusid ümbruse rahu ja kogu seda ilusat looduse idülli. Ja 3. soovituse peale neil raadio kinni panna ja mitte rahu häirida, jäi neil hing haigeks ja nad hakkasid alguses sõnadega norima ja siis tuli üks siis üle väljaku seal meie poole ja professor Raukas võttis siis püssi autost ja tegi õhku 2 paukpadruniga niisugust väikest plotsu, hoiatuspauku, rohkem nii mõjus naljakalt kui tõsiselt. Ja käitus täiesti nii, nagu kodanik peab käituma, kes tunneb relvaseadust ja kõik vastavalt nendele kujunenud tingimustele siis ennast ülal peab. Ja nüüd politseile siis olid nemad esitanud taotluse, et on paugutatud ja nemad on hirmu tundnud ja meie taotlus oli selgitada välja huligaanitsenud noored, et neid vastutusele võtta rahu rikkumise eest. Ja see asjakäik kujunes niimoodi, et tänase päevani pole mina oma avaldusele vastust saanud, kuid põhitähelepanu oli pühendatud, kas saab professorid kohtu alla anda, miks ikkagi oli paugutamine. Ka siin väljendub orjapsüühika täielikult. See, kes julgeb käituda kodanikuna, häirib orjapsüühikat. Järelikult, kui võib rahu rikkuda, võib inetult käituda, see pole midagi. Aga kodanikuna sellele vasta hakata, siis paljud on kogenud seda, et paraku võtab politsei nende suhtes hoopis tauniva hoiaku. Ma räägin selle loo ära juba ainult sellepärast, et meie riigis peab olema avalik kõik. Ja midagi ei pea toimuma niimoodi, et sellest ei tohi rääkida või vaadake, et sellest kellelegi ei räägita. Et kodaniku käitumine, julgeda käituda kodanikuna igas situatsioonis, toob paraku endaga kaasa ka alati sekeldusi ja pahandusi. Kui kellegile tungitakse tänaval kallale, siis kallale tungija võib olla päris rahulik, teades, ega teised ei sekku. Paraku. Ja see on kurb märk sellest, kuivõrd meil on puudu kodaniku julgusest ja kodaniku julgusest on puudu sellepärast, et me pole õppinud kodanikuna käituma. Juhan Liiv on luuletanud kord. Üks kord on Eesti riik. Selles väljendus poeedi unistus, aga mitte ainult unistus, vaid ka poeet oma eriti tundliku meelega tajus neid protsesse, tajus Eesti rahva küpsust ja üha suuremat küpsemist oma riikluseks. Ja ta poeetilises keeles väljendas seda, mis kindlalt tuleb kord. See tuli, ta ei tulnud ise. Ta tuli selle tõttu, et Eesti rahvas oli sellel ajaloolisel hetkel, kui riigi loomise võimalikkus oli, realiseeriti riik. See näitas, et Eesti rahvas oli küps rahvana, ta oli küps rahvas kodanikena. Kodanik oli see, kes kõigepealt läks täitma oma kohust kodanikuna. Teades, peale seda, kui tema on täitnud oma kohust kodanikuna, tagab ta endale põhiõigused ja vabadused. Riiki iseloomustab see, et tal on territoorium, rahvas ja et ta kontrollib oma piire. Riigis elavad kodanikud ja need, kes kodaniku mõõtu välja ei anna, on tegelikult riigi alamad. Riiki iseloomustab veel see, et seal on seadused, mis valitsevad. Need seadused on selle riigi omad. Iseseisvat riiki iseloomustavad veel 2 väga selget ilmingut. See on oma raha ja oma kaitsevägi. Okupeeritud riigil vastupidi ei ole oma seadused,
ta täidab väljastpoolt tulevaid seadusi, ei ole oma raha, vaid on kellegi teise raha, ei ole oma kaitseväge ajateenijate mõttes, vaid midagi muud, ja tema kontroll oma piiride ja territooriumi üle on samuti osaline või puudub. Seega võitlus riigi, seaduste täitmise ja kodanikuks olemise eest ei ole ühekordne protsess, mis läbitakse ja siis on kõik korras, vaid see on seisund. Me oleme pidevalt selles seisundis, kus nende väärtuste eest peab seisma, nende väärtuste eest peab võitlema ja nende väärtuste eest võitlemisel esimene tasand on meie ise. See tähendab, küsimus meil kõigil iseendale. Kas mina olen see kodanik, kellel on täis kodaniku teadvus, kodaniku vastutustunne ja kodaniku julgus kodanikuna käituda. Kodaniku julgus on see, et me julgeme sekkuda. Me julgeme kõva häälega esitada küsimust. Me julgeme minna küsimusi lahendama. Me julgeme vajadusel tõsta protesti. Me julgeme vajadusel kaitsta kedagi. Mõtlemata sellele, kas see toob mulle kaasa ebameeldivusi, ebamugavusi, aja raiskamist, tüli, sekeldusi. Kodanikuks olemine on alati mõneti tülikas, kuid see on vältimatu. Ja nüüd kodaniku kasvatusest veel. Kodaniku kasvatus ei pea olema või ei tohi olla mingi niisugune fakultatiivne aine või mitte fakultatiivne. Et nüüd elus on üks osa, kus me õpime kodanikuks olemist. Kodanikuks kujunetakse terve elu jooksul alates varasest lapsepõlvest. Seega on terves elus määravaks 3 tegurit. Esimene on eeskuju. Teine on eeskuju ja 3. on eeskuju. Eeskuju ja veel kord eeskuju on see, mis tegelikult kasvatab inimest. Sõnad, kui on eeskujust lahus, on lapsel varsti selge, et üks asi on sõnad ja teine asi on tegelik elu. Kui laps õpib juba selle halva asja ära, hakkab ta ise selle eeskujul toimima samamoodi. Eeskuju kasvatab ja see peab valgama maast madalast. See, mida laps kuuleb kasvades kodus, vanemate kommentaarid, vaadates päevauudiseid, vaadates televiisorist muid saateid. See, mida ta kuuleb, ütlevat omal isal või emal või vanematel inimestel, kas ühe või teise poliitiku kohta või kõikide kohta, see määrab suuresti selle, mismoodi see tulevane riigikodanik käituma hakkab, kodanikuna või alamana. Ja siin on eriliselt tähtis säilitada austus ja respekt. Poliitik võib olla hea või paha, aga kui inimene on parlamentäär või kui ta on minister, siis peab säilima alati, sõltumata sellest, missugused on meie emotsioonid selle inimese suhtes, peaks ometi säilima austus selle ameti suhtes. Kindlasti on riigi president see, kes peaks seisma väljaspool igasugust niisugust nääklemist ja kriitikat. Riik püsib siis, kui temas on sammas, kelles inimesed ja rahvas näevad niisugust kodanikku, kes kõigiti on austusväärne. Meil õnneks on niisugune president ja niisugune presidendi proua. See on tõesti meie Eesti Vabariigis 2 institutsiooni, mis hoiavad nagu telgi sambad püsti. Riiki on õiguskantsleri institutsioon ja presidendi institutsioon. Samal ajal me oleme kõik ka inimesed ja väike rahvana peaksime olema nagu üks perekond. Kui meie perekonnas ühel liikmel on mingi mure ja need mured on meil väga sarnased meie perekondades, meie mured meie kasvava noorsoo pärast, siis see ühine mure peaks meid veel rohkem konsolideerima, liitma kokku üheks perekonnaks, lahendamaks ühiselt meie rahva ees seisvaid lastekasvatusprobleeme ja need probleemid on tõsised selle tõttu, missugused mõjutused
lääne poolt meie riiki tulevad. Üks või teine juhus, mis ilmsiks saab ühes või teises perekonnas, ei tähenda, et see üks või teine perekond oleks mingis mõttes eriliselt halb. See on meie ühine, kogu meie rahva kui ühe perekonna teema. Ja seetõttu ma kutsun ka üles kõiki Eesti kodanikke. Just nüüd, kus üks meie esikodanikest on hetkel raskes olukorras, mitte oma süü tõttu, avaldama toetust ja tuge. Raskel hetkel toetada üksteist, selles on kodaniku väärikas käitumine. Mitte, et kui keegi kuskil kellegi pihta viskab kivi, siis me viskame ka, vaid et me oma rinnaga läheme ja kaitseme seda. Need on meie väikese riigi, väikese rahva, väikese perekonna ühised probleemid. Hoidkem kokku selles riigi kodanikuks saamise ja kujunemise raskes töös. Ja kõige lõpuks Eesti kaitsevägi kui ajateenistuse kaitsevägi. Ajateenistus ei ole ainult kodaniku kohus. See on kodaniku õigus. Keegi ei tohi ära võtta kodanikult õigust saada riigikaitsealast väljaõpet, sest ainult nii suudab ta kodanikuna kaitsta oma riiki ja põhiseaduslikku korda. Kui meid, kui riigi kodanikke jäetakse ilma riigikaitsealasest väljaõppest, siis me ei saa rääkida enam demokraatlikust riigist. Demokraatlik riik, nagu ütlevad šveitslased, püsib kodanikul. Kodanik on sõdur ja relvastatud kodanik, sõdur on demokraatia garantii. Korrakem seda ikka ja jälle. Eesti kaitseväes toimub siis ühelt poolt kodaniku kohuse täitmine. See, et meessoost kodanik vastavas vanuses peab osalema ajateenistuses ja riigikaitses. See on ka suur privileeg, see on suur eesõigus. Eesti kaitseväes toimub kodaniku kasvatus tegelikkuses. Kui noored mehed saavad ühelt poolt täiskasvanuks saamise nii-öelda initsiatsiooni eksami ja riituse läbida, nagu see on kõikides kultuurides läbi ajaloo olnud, alates loodusrahvastest ja lõpetades kõrgtsivilisatsioonidega, siis kodaniku kasvatuse lahutamatu osa peab olema, on ja peab alati olema kohustuslik ajateenistus, mis samal ajal on eriline kodanikuõigus. Meie, kes me oleme töötanud Eesti kaitseväes algusest tänase päevani, ära käinud pika tee, oleme kõik ühtlasi selles kaitseväes olnud nii kodaniku kasvatajad kui kindlasti kodanikuks olemise õpilased. Ja selles protsessis on Eesti kaitsevägi kindlasti saavutanud väga häid tulemusi, mida näitab ka see, et ilma varjamata meie oma igapäevaelus esinevaid puudusi, olles avalik ja läbinähtav oma elus Eesti ühiskonnas, on Eesti ühiskond omistanud meile kõrge reitingu ja ainult meie teame, mis töö, mis vaeva, mis pingutustega see on saavutatud. Ja seda püüeldes oleme me olnud seal üksteise kasvatajad riigi kodanikeks. Rangelt õppides täitma seadusi kõikides asjades. Seega lõppkokkuvõtted tehes, nii sama lihtsalt iseenesest, nagu näeme, ei ole veel inimene täisväärtuslik kodanik, kui tal passis on kodakondsuse tempel. Vaid et kodanikuks olemine esitab meile väga kõrgeid nõudlusi, paneb meie peale väga kõrgeid kohustusi, teinekord väga ebameeldivaid, ebamugavaid, kuid need on vältimatud. Ja alles siis, kui me neid kohustusi täidame, tunneme me ennast tõeliste vabade inimestena omal maal, selle maa peremeestena, selle maa isandatena. Teist teed meil ei ole. Sellel teel me käime kõik, me oleme teelolijad ja soovin meile kõigile selles ühises tees kokkuhoiutunnet ja püüdlust olla paremad kodanikud, kui me praegu seda oleme. Minu nimi on Einar Laigna. Aitäh! Olemine ja olemasolemine. Olemine
ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.